Ma küll ütlesin, et rohkem videoid ei tee sellest seiklusest, aga siis ühe ikkagi tahtsin veel teha oma õppetundidest ja tähelepanekutest puhtalt mälestuseks. Kõige esimene õppetund. Elu annab sulle selle, mida sa soovid. Tuleb uskuda ja tuleb usaldada. Mulle tuleb sellega seoses kohe meelde kokkupuude toredate piirivalvuritega ja vesti kadumise saaga. Et see näitas väga hästi seda. Teine oluline õppetund on tänulikkus. Toon selle oma igapäevasesse rutiini edaspidi. Lihtsalt tunnen, et ma pean seda tegema. Siis enda sisemise hääle või selle sisetunde kuulamine, uskumine ja selle usaldamine. Ma ütleks, et 99% juhtudest on see sisetunne õige. Siis rõõm lihtsate asjade üle. See tundub üsna vastukäiv, aga kui me ei suuda tunda rõõmu pisikeste asjade üle, siis me ei leia seda ka tõeliselt suurtest. Siis elus ongi tõusud ja mõõnad, halb ja hea, kole ja ilus. Ja ma olen tänulik mõlema eest, ei ole üht ilma teiseta. Siis ühendus iseendaga on olulisem kui saavutus. Saavutuse ümber defineerimine enda jaoks, siis minu jaoks. Mis on üldse saavutus? Saavutused ei tohiks defineerida mind kui persooni. Ja ma tegelikult teadlikult proovisin kogu sellel seiklusel vältida ring ümber Eesti narratiivi. Kui ma võõraste inimestega suhtlesin, et miks ma nüüd siis peaks seda muutma, et miks ma ei võiks samamoodi jätkata ka pärast seiklust. Nagu mu üks sõber toredasti kirjutas mulle, et su mõte, et kedagi koti, et kas ja mida sa teed, et kotib küll, et teda kotib. Ja kui äge see ka pole mõelda, et ma suudaksin teha 2000 kilomeetrise ringi Eestile peale, siis palju vingem on see, kui ma saan endaga mõnusalt aega veedetud nädala või rohkem. Et see on vähemalt tema jaoks palju inspireerivam. Ja need sõnad läksid mulle väga hinge ja südamesse. Ja seetõttu ma tahan rekalibreerida oma piisavuse näidikuid. Et piisav on see, et ma olen, et ma hingan, et ma saan kõndida, et ma saan rattaga sõita. See ongi juba piisav. Ja sellest tulenevalt siis tervis tuleb ennekõike. Ei tohi seada oma füüsilist heaolu, füüsilist võimekust ohtu mingite viltuselt defineeritud eesmärkide tagaajamise nimel. Et hea tervis on see, mis laseb
mul ka tulevikus seigelda, siis seiklus ei ole võistlus, kus ärakannatamine on primaarne. Et ma ei otsinud ju tegelikult järjekordset mingit saavutust, et millega humble räägida. Et miks ma lasen siis oma egol sellel tekkida. Sellel on vaja näpp peale saada. Õnnetu on see, kes sõltub saavutustest selleks, et olla õnnelik. Ja niimoodi olla öelnud üks kunagine vormel 1 piloot Alex Diaz Ribeiro. Ja ma arvan, et see on väga hästi öeldud. Ma ei tohi lasta seikluse katkemisel varjutada kogu seiklust ja sellega seotud positiivseid asju. Eduelamus kui selline ei tee õnnelikuks. Ta ongi lihtsalt üks elamus, üks lühiajaline elamus. Parem on olla õnnelik kui eriline. See oli lause, mille ma võtsin viimati loetud raamatust kaasa, mida ma olen proovinud järgida, aga ma olen selle ära unustanud viimastel nädalatel. Ma proovin seda nüüd edaspidi rohkem juurutada oma ellu tagasi ja õppida rohkem nautima teekonda. Ja mis viimaseks? Kuigi kõik need videod võivad jätta sellise mulje, et kogu aeg ongi üks action, siis taoliste seikluste väärtus ei ole pidevas seiklemises, millegi uue nägemises, millegi uue kogemises. Et vastupidi, et tegelikult need igavad lõigud on ajaliselt oluliselt pikemad kui need, kus on midagi erilist vaadata. Aga need igavad lõigud tegelikult ongi need, kus toimub sügavuti minek ja toimub mõttetöö. Ja nüüd ma siis proovin rekalibreerida oma mõtteid. Ja nagu ameeriklased ütlevad, et I have to put my money where my mouth is. Et selle seikluse tegelik eesmärk minu jaoks ei olnudki mingi kohale jõudmine või ringi joonistamine rattaga. Vaid see tegelikult oligi liikumine, liikumises olemine, liikumine kui tegevus, kui meetod. Ja seda nii otseses kui ka kaudses mõttes. Aitäh veel kord kõigile kaasaelajaile. Ja ma olen teile kõigile siiralt väga-väga tänulik. Aitäh teile!